Paanika hakkas lahepiirkonnas levima pärast seda, kui satelliidipildid näitasid Kargi saare laadimiskohti ilma naftatankeriteta, just Iraani nafta peamises väljumispunktis. 13. mail 2026 ei olnud häire käivitanud märgiks ei Teherani kõne ega avalik ähvardus Washingtoni vastu. See oli tühjus merel. Tavaliselt naftat laadivaid laevu vastuvõttev terminal seisis paigal, samal ajal kui saare lähedal registreeriti suur naftalaik ja Ameerika Ühendriigid avaldasid Iraaniga seotud laevaliiklusele mereväe survet. Isegi sõjauudistes leviv uurimine viitab sellele, et 7., 8. ja 11. mai satelliidipiltidel puudusid tankerid, ilma et katkestuse täpset põhjust oleks selgelt selgitatud. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info parimates tingimustes. Ajakirjanduslik kvaliteet, mida oled juba näinud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Karg ei ole Iraani režiimi jaoks suvaline saar. See on Iraani nafta süda. Kui laevad sealt kaovad, on sõnum tõsine. Või üritab Teheran kaitsta suuremas ohus olevaid laevu, või on terminal jäänud lekkimise, blokaadi, rünnakuhirmu ja logistilise kokkuvarisemise vahele. Reuters teatas, et satelliidipildid näitasid kahtlast õlilaiku 6. kuni 8. maini. Kargi lähedal, mis on Iraani peamine nafta ekspordikeskus, hinnangulise pindalaga umbes 45 ruutkilomeetrit. Teheran eitas, et lekked oleksid tulnud kohalikest mahutitest, torujuhtmetest või laadimissüsteemidest ning süüdistas mitte Iraani laeva, mis väidetavalt heitis reostunud jäätmeid merre. Laevade evakueerimine selles olukorras puudutab režiimi kõige tundlikumat kohta. Iraan sõltub saarest suure osa oma nafta eksportimisel ning rahvusvaheline meedia kirjeldab Hargi kui Iraani ekspordikeskset osa. Kui terminalis pole enam naftatankereid laadimiskohtades, ei tulene paanika ainult sõjalisest ohust. See tuleneb võimalusest, et Teheran kaotab kontrolli oma enda naftakraani üle. See areng toimub ajal, mil Ameerika Ühendriikide kohalolek Pärsia lahes jätkab režiimi survestamist. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et 4 nädala jooksul Iraani sadamatesse sisenevate või sealt väljuvate laevade mereblokaadi ajal suunasid Ameerika väed ümber 67 kaubalaeva, lubasid läbi 15 humanitaarabiga tegelevat laeva ning tegid 4 laeva tegevusvõimetuks, et tagada operatsiooni täitmine. See fakt muudab Hargi seiskumise tähtsust, sest see ei tundu olevat üksikjuhtum keset merd. See näib olevat osa järjestusest, kus Iraan kaotab manööverdamisvabadust, samal ajal kui Washington valib, millal survet täpsustada, kus survestada ja kui palju lasta režiimil hingata. Samal ajal näitavad märgid Pärsia lahe ümbruses, et teised valitsused juba valmistuvad karmimaks perioodiks. Ringluses olevad uudised viitavad sellele, et Araabia Ühendemiraadid rajavad naftahoidlate ümber droonivastaseid kaitserajatisi, kasutades terasest tellinguid ja raskemaid tõkkeid kui lihtsad võrgud. Loogika on selge. Kui naftatankerid eemaldatakse Hargist ja energiarajatisi hakatakse kiiruga kaitsma ka teistes lahepiirkondades, saab turg aru, et risk ei ole ainult teoreetiline. Ja siis muutub olukord lihtsalt mõistetavaks. Kui Teheran pidi oma peamise ekspordisaare juurest laevad eemaldama, siis kaitseb režiim seda, mis tal veel alles on, enne kui ta veelgi rohkem kaotab. Tühjadega ei pilt Hargis lööb otse Iraani jõunarratiivi pihta. Valitsus, mis väidab, et kontrollib lahte, püüab kasutada Hormuzi survemeetmena ja ähvardab rivaalaevu. Ta ei peaks nägema, kuidas tema enda terminal muutub vaikseks alaks. Just siin tekib paanika. See ei ole täisekraanil plahvatuse paanika. See on süsteemi paanika, mis hakkab oma kõige kallimaid osi kokku korjama, sest teab, et need võivad muutuda sihtmärgiks, tõendiks või kahjuks. Hargi lugu aitab mõista, miks seda detaili ei saa pidada tühiseks. 1980-ndatel Iraani ja Iraagi sõja ajal peeti seda saart Iraani nafta kõige haavatavamaks punktiks. Briti väljaanne märgib, et Iraagi väed intensiivistasid rünnakuid Hargi ümbruses 1984 aastal. Peamiselt õhuvõimu ja meremiinidega. Los Angeles Times teatas samuti 1988 aasta veebruaris uutest Iraagi rünnakutest Iraani peamise naftaterminali vastu Pärsia lahes. Sel ajal sihtis Bagdad Teherani sõjamajandust, sest nad teadsid, et nafta rahastab Iraani vastupanu.
täna toob pilt terminalist kaduvatest laevadest esile sama strateegilise mälestuse. Kui karg on ohus, ei ole probleem ainult sõjaline. See on rahaline, psühholoogiline ja poliitiline. Erinevus on selles, et nüüd ei seisa Iraan silmitsi ainult piirkondliku vaenlasega, kes püüab tema eksporti takistada. Ta seisab silmitsi laiemate survega. Ameerika Ühendriikide mereblokaad, energiaturg on ärevuses, laheriigid tugevdavad kaitset ja ostjad püüavad tagada läbipääsu üha hapramatel marsruutidel. 80ndate sõjas suutis Teheran siiski osa operatsioonidest hajutada, marsruute kohandada ja kõrge hinnaga vastu pidada. Nüüd jälgitakse iga liigutust satelliidi abil. Iga seisma jäänud naftatanker on turule signaaliks ja iga laik merel tekitab kahtlusi taristu turvalisuse suhtes. Režiim võib küll proovida seletada plekki kui teise laeva heitmeid, kuid ei suuda varjata kõige karmimat detaili. Terminalid jäid ilma tavapärase naftatankerite liikumiseta. Teiste riikide näited näitavad, miks laevade lahkumine nii palju hirmu tekitab. 2024 aastal põhjustasid rünnakud Punases meres nafta ja kütuseveoste kasvu 47% võrra pikemal teekonnal ümber hea lootuse neeme, sest ettevõtted eelistasid kulutada rohkem aega ja raha, kui panna laevad ohtu. Liibüas näitasid blokaadid ja terminalide nagu Ras Haslanuf ja Essaid sulgemised samuti, kuidas sisekonflikt võib ekspordi lämmatada ilma kõike hävitamata. Teine punkt, mis Iraani režiimi veelgi enam paanikas sajas, oli Ameerika hävitajate liikumine Iraani sõjatsooni lähedale. Ja kõige tugevam märk ilmus Prints Sultan õhuväebaasis Saudi Araabias. Levinud uudistes viitavad satelliidipildid umbes 15 F-16 hävitaja saabumisele sinna. See tõstab selle mudeli lennukite nimetatud arvu 53-ni. Baasis jätkusid lennukite, kaubalennukite, tankurlennukite ja B-1B pommitajate liikumised, mis olid seotud Lähis-Idaga. Viimane osa, mis aitab seda õhkkonda üleval hoida, tuli Air and Space Forcesilt, kes teatas täna, et Pentagon hindab Iraani vastaste operatsioonide maksumuseks juba umbes $29 miljardit. Sealhulgas mainiti kahjustusi lennukitele ja tankimismahutitele Principe Sultani baasis endas. See tähendab, et see baas ei ole lihtsalt kauge detail. Sellest sai tegelik sõja osa, mida rünnati, tugevdati ja hoiti Ameerika Ühendriikide õhusõjalise survepunktina Iraani lähedal. Nende hävitajate saabumine on märkimisväärne, sest see toimub samal päeval, kui ilmnevad teisedki sõjalised märgid Iraani kriisi ümber. Spetsialiseeritud veebisait Itamil Radar teatas täna, et Ameerika Ühendriikide õhujõudude B-1B Lance-pommitajad jätkasid kaugmissioonide sooritamist. Väljudes Ühendkuningriigis asuvast RAF Fairfordi baasist suundusid nad Ida-Vahemere poole, korrates viimastel päevadel täheldatud mustrit pärast relvarahu Iraaniga. Samuti avaldas Reuters täna, et Saudi Araabia hävitajad ründasid sõja ajal Iraagis Teherani toetatud relvarümmituste sihtmärke pärast droonide ja rakettidega rünnakuid Saudi Araabia ja teiste Pärsia lahe riikide vastu. Washington ei liiguta lennukeid ainult rutiini pärast. Ameerika Ühendriigid hoiavad hävitajaid, pommitajaid, transpordilennukeid ja tankerlennukeid valmisolekus, et takistada Iraanil muuta Pärsia lahte sõjaliseks väljapressimisstsooniks. Teheran võib küll püüda narratiivi kontrollida, kuid ta ei kontrolli tühjade sildumiskohtade visuaalset mõju. Seisev kaubalaev saadab sõnumi, mida režiimil on raske tavapärasena esitleda. Iraan on oma surve üles ehitanud hirmule, et suudab Pärsia lahe sulgeda, kuid nüüd näeb ta, et tema enda ekspordikeskus on paljastatud, jälgitud ja ilma selle liikumiseta, mis tagab raha sissevoolu. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga. Järgmine.